No kui ma ütleksin teile, et järgmise 5,5 ööpäeva jooksul te saate magada ainult 7 tundi, siis mina isiklikult minestaks juba hirmust ära, aga mul on hea meel tervitada külas meil siin inimesi poolt Eesti meeskonnast, kes tuli just Lõuna-Aafrika Vabariigist selliselt võistluselt, kus nad täpselt sellise katsumusega silmitsi seisid ja lisaks läbisid 839 kilomeetrit kõndides, rattaga ja aerutades. No hullumeelsed on ju. Ja kui ma seda teile enne eetrit ütlesin, et hullumeelsed te isegi ei kehitanud õlgu, sest ei no mis me ikka teeme neid asju. Hullumeelsed, miks? No võib-olla üks väljakutse on nagu selline sportlik, et see on võistlus, see formaat nimetatakse adventure racing ehk seiklussport. Meil on seal läinud päris hästi nüüd viimasel 5 aastal eriti ja see meid kutsub sinna tagasi, aga tegelikult väga suur osa on sellest ikkagi nagu selline maade avastamine ja ekstreemne reisimine ja sattumine kohtadesse, kuhu ei oskakski ise muidu minna tahta. Arusaadav, sellest osast ma saan väga aru, et tahaks juhtuda kohtadesse, kuhu muidu ei juhtuks, aga see pingutus on ikkagi üliinimlik, mida te peate seal tegema. 3 meest, 1 naine oli teie meeskond. See on selline tüüpformaat, et peab olema 3 ühest soost ja 1 vähemalt vastassoost. Kas see reegel on ju selline, et kõik peavad kõik need punktid ju läbima, on ju keegi ei tohi jõuda, ma ei tea, ööpäev hiljem kohale või midagi sellist, eks? Jah, no rada on siis seekord oli päris pikk 839 kilomeetrit ja ta on jagatud etappideks, mida läbitakse siis erinevates liikumisviisides ja ainult kaardi järgi ja kompassiga, et igasugused GPS-id ja sellised abivahendid on keelatud. Et see teeb ka selle keerulisemaks ja siis ongi need 4 liiget, nad peavad püsima koos ja kõikidele peab see nagu ühtlane tempo sobima ja kui midagi juhtub, on ju, siis tuleb üksteist toetada ja kõik see teebki selle asja nii kompleksseks, et nendest 109 võistkonnast 30 riigist, kes seal startisid, meil õnnestus siis 3. kohaga välja tulla. No superluks, minu te isegi nagu juhtisite päris pikalt või seda võistlust? Olime Rootsi armee meeskonnaga üsna selline kaelakuti päris pikalt, kord 1 ees, kord 2 ees ja siis oli ka prantslaste meeskond, kes olid kannul või kohati sellises käeulatuses. Ja mis siis saatuslikuks sai? Mitte, et 3. koht halb oleks, on ju, aga no siiski. No kui oled peaaegu seal juba jõudmas? Kuna tegu on ikkagi meeskonna spordialaga, siis kui ühel meeskonna liikmel saab olema halb, raske, keeruline, siis selle tempo, millega see 1 liige liigub või ei liigu, selle peavad võtma kõik teised 3 ka. Ja teiega täpselt niimoodi juhtus, et 1 meeskonna liige sai kuuma rabanduse või? See oli ja kuidagi, et millest see siis lõpuks välja lööb, päris täpselt ei tea, aga igal juhul need päevad olid seal kohati väga kuumad, 40 kraadi ja kui sa pead seal nagu suuri tõuse võtma rattaga, siis ühel hetkel tal võib-olla oli ka mingisugune, sealt võid igal juhul pisiku saada, on ju jõe peal, kus me sõitsime, arutasime sinna ikka vahepeal nii-öelda torust tuli fekaalia sisse. Kui rõõmus. Et kui sealt midagi pritsib, ega see võib paari päeva pärast sulle alles tekitada mingi kõhutõve ja kui me siis seal olukorras olime, et tema edasi minna enam ei suutnud, siis meil ikkagi sellega seiklusspordi teebki omapäraks see, et sa ei anna nagu alla, et sa otsid võimalusi, kuidas siis edasi minna ja eks me siis turgutasime teda nii, kus saime, ta natuke puhkas ja siis hakkasime nügima ja toetama ja vedama ja tõmbama, kuni ta siis, ütleme, 3 tunni pärast ronis ratta selga ja 10 tunni pärast juba tegi jooksusamme natuke. No see ikka kõlab nagu pisut sellise eluohtlikkuse piiri peal ka, kui te seal 4 müttate kaardi järgi, ei tea kus, siis kui ikka kellelgi päriselt halb on, mis siis saab? Abi on nagu käeulatuses või see on ootagi nüüd, saage hakkama ja finiš on seal? No, eks selle otsuse peab meeskond tegema ja need riskid niiviisi hindama, et kui tõesti elu on juba ohus ja siis on olemas selline tracker ja seal on selline hea punane SOS-nupp, kuhu tuleb vajutada, aga see on ka selline viimases hädas tehtav liigutus, sest see tähendab ka seda, et selleks hetkeks on siis võistlus läbi, kui seda nuppu vajutatakse. Tuleb seda ette? On teie pikkade aastate jooksul, mis te teinud, kas võistkonnad katkestavad, on eluohtlikke seise olnud? Katkestatakse eluohtlikke situatsioone nagu
päris ei olegi, et ta ongi nagu, et meie oleme seal võistluses nii-öelda siis seal pimedas öös Aafrikas kusagil võsa vahel ja meil on jah, see kaart ja kompass, aga tegelikult on meil ikkagi tuhandeid pealtvaatajaid ja üle maailma on see on nagu globaalne sport, et väga palju jälgijaid on ja kõik võistkonnad on siis GPS-iga näha, kus nad käivad. Ükski võistkond tegelikult nagu teiste võistkondadega kohta midagi ei tea, aga teiste jaoks oled sa ikkagi peopesal nende pealtvaatajate jaoks ja siis kui vaja, siis tullakse appi. No, ühe sellise hirmsa kohas, nagu ütlesid muuseas ära, et pimedas Aafrikas, võsa vahel. Ausalt öeldes, mul võib-olla need loodusalased teadlased ei ole kõige tugevamad, aga seal on igasuguseid loomi ja putukaid ja roomajaid, kellega ei tahaks kohtuda. Tol hetkel selle peale isegi ei mõtle, et kas kohtud või ei kohtu. Aga kohtusite? Kellegagi kohtusite? Üsnagi vähe oli, üllatavalt vähe oli sellist metsikut looma- ja linnuriiki, kes siin ehmatama tuli. Aga üksikud sellised sõralised, mõned ahvid, jäneseid. Varaan oli seal. Üks suurem varaan, kes maopähe alguses sai ära arvatud, aga õnneks jooksis minema see saba. No loomadega on isegi niimoodi, Aafrikas võib-olla nad vähem põgenevad, aga üldiselt ükskõik, kus sa käid, siis kui sa piisavalt lärmi teed liikudes 4 inimest ikkagi teevad, siis need loomad põgenevad juba enne, kui sa nende lähedusse jõuad. See, mis meil siin laua peal on siis kõik see, mille te sealt niimoodi ära võitsite, jah? See on kogu tunnustus. Miljonäriks sellest ei saa, see on ainult rõõm. Ja seal on ikka auhinna raha ka, et $50,000 oli see auhinnafond. Oleks ikka pidanud esimeseks saama, jah? Ja nojah, aga seal ongi Rootsi armee võistkond on nüüd viimased, eelmine aasta nad ei võitnud, aga nüüd see aasta võitsid ja nad on tõesti nagu professionaalid ja näiteks nende hulgas on Oskar Svärd, kes on võitnud Vaasa Lopeti suusamaratoni 3 korda ja sellist saavutust on väga vähesed suutnud. Kelle oma see siin on, mis minu peas on? Meil kõik meeskonna liikmed said sellise endale kaela ja see kena karikas nii-öelda oli see, mis ka igalühele sai kätte antud, aga küll mitte kõigile meeskondadele sellist karikat jagatud, et 5 esimest meeskonda saavad sellise tunnustuse suurema medali, küll saavad kõik, kes on ikkagi läbinud. Aga seda, ütleme meie niimoodi, võtame seda seal tugeva spordina, ütleme niimoodi 20 võistkonda on sellised, kes sellele esikuuiku kohtadele konkureerivad seal ja ülejäänud on ikkagi ekstreemturistid, et seal on kuni 65-aastaseid inimesi, kes siis läbi teevad selle ja kõik lõpuks sõltub tempost, et kui sa... Võib valida väga aeglase tempo ka või? Võib, et see oli 9 päeva, ööpäeva oli see rada avatud lõpuks ja lõpetajaid oli üllatavalt palju, vist 60%. Nii et see, et teie magasid vaid loetud tundid kogu selle perioodi peale, see oli teie otsus ja valik, aga oleks võinud rahulikult iga öö ikka mõnusa une ära põõnata või? No oli neid, kes magasidki teadlikult juba igal ööl oma koguse täis, kuna meie oleme selle sportliku eesmärgiga sellistel üritustel väljas ja väike auhinnafond on ka ikkagi kuklas kuskil kumisemas. Aga praegu ei tulnud midagi, 3. koht midagi sai või? No ikka lennupiletid saame tagasi ja midagi veel sellist, aga see on boonus tegelikult lõpuks juba. Ega ma usun, et te pole ju lõpetanud. Järgmine koht on teil, kuhu te plaanite minna? No vaata, oleme mõelnud, et järgmine sügisaasta pärast on võib-olla võimalik selline kaskaad üritustest teha, et üks on Patagonia on Expedition Race, mis on siis Lõuna-Ameerika alumises tipus ja kui juba seal olla, siis 2 nädala pärast on üleval Ecuadoris siis järgmine MM, et vaatame, kas tuleme vahepeal koju või jääme sinna. Igal juhul palju õnne sellise toreda poodiumi koha eest ja et te ikka niimoodi kenasti vastu pidasite. Aitäh tulemast täna. Aitäh. Aitäh.